Tere, mina olen Andres, tulen IT-võttevõttest nimega Project Estonia, kes tegeleb IT-lahenduste ja teenuste pakkumisega suurklientidele. Mida sinu firma teeb ja kus võib teie paigaldatud lahendusi kohata? Meie fookus on suured ettevõtted, seetõttu meie lahendused tavakasutajana igapäevaselt võib-olla nähtavalt jõuab. Küll aga kui sa teed mõne pangatehingu, teed telefonikõne, kasutad mõnda veebilehte, siis üpris suure tõenäosusega on seal mõni meie poolt pakutud toode, lahendus või mõni meie teenus, mis seda asja elus hoiab. Kas teie firma võtab praktikante? IT-valdkond on teada-tuntud selle poolest, et siin on pidev tööjõupuudus, et loomulikult me otsime omale uusi töötajaid, aga spetsiifika on see, et me ei saa võtta päris algajaid, me peame leidma inimesi, kellel on juba mingi kogemus, seetõttu kui me räägime tudengitega, siis tüüpiliselt on need teise-kolmanda kursuse tudengid, kellel on juba teatud tehnilised oskused ja kui me nad leiame ja praktikast rääkima hakkame, siis pahatihti lõpeb see sellega, et me pigem võtame nad kohe tööle. Kui noored soovivad praktikale kandideerida, siis kust nad leiavad firmasid, kuhu võiks oma avalduse saata? Ma arvan, et hea koht alustada on erialaliidud, et ka infotehnoloogia ettevõtetel on olemas liit ja nemad ilmselt teavad päris täpselt, millises IT-ettevõttes parasjagu ollakse valmis praktikanti võtma. Loomulikult võib alati käia läbi need ettevõtted, kes huvi pakuvad, teha väikest kodutööd ja siis helistada, koputada uksele ja kui inimene on motiveeritud, omab õigeid oskusi ja õigeid väärtusi, siis ma arvan, et lüüakse ka käed. Mis oleksid soovitused CV ja motivatsioonikirja koostamisel? Lühidalt konkreetsed, selged. Meie jaoks võib-olla faktilisest CV-st olulisem on motivatsioonikiri, mis peaks väga selgelt ütlema, miks just sina just selles ettevõttes peaksid tööd saama või praktikakoha saama. Ja loomulikult pead väga täpselt ütlema, mis on see oskused. Kas selles valdkonnas makstakse praktika eest tasu ja mis suurusjärku tasud jäävad? Lühivastus on jah, kuna IT-valdkonnas on tööpuudus, siis tavaliselt me pigem juba lõpetame värbamisega ja loomulikult on ka selle kaasas tasu. Tasu suurusjärk sõltub inimese võimekusest ja oskustest ja võib-olla ka ametikohast, aga IT-valdkonnas keskmiselt on see kõrgem kui võib-olla mõnel muul teemal. Milliseid vigu noored praktikale või tööle kandideerimisel teevad? Mul on rohkem kogemusi tööle kandideerimisega, aga enamasti kipub see olema see, et oma oskusi ei näidata adekvaatselt. Võib-olla ei ole ka väga selge, miks seda konkreetset tööd tahetakse teha, kuhu tahetakse areneda. Nii et tegelikult mõelge enda jaoks välja, kuhu te tahate jõuda, mis on need sammud, mis selleks vajalikud on ja leidke siis väärtused. Kas praktikale kandideerimise avaldusele võiks ka lisada soovitajaid ja mida selle juures arvesse võtta? Kindlasti, selles mõttes, et hea soovitaja on kindlasti argument ja kui ta on veel valdkonnas tunnustatud inimene või teada inimene, siis tema soovitus kindlasti on väga tugev argument. Mis on vahe praktikal väiksemas firmas ja suuremas firmas? Mul on õnneks kogemus mõlemast ja minu arvates väga lihtne, et väikses ettevõttes tõenäoliselt on võimalus kokku puudata oma ala vaieldamatute spetsialistidega, tõenäoliselt on neil sinu jaoks vähem aega ja sa pead ise olema aktiivsem. Suures ettevõttes on see protsess tavapärasem, seal on neid abistajaid sul palju rohkem ja see sisseelamine on sujuvam, aga võib-olla tee oma tippudeni on selle võrra pikem jälle. Kui sa saaksid ainult ühe asja öelda, siis mida sa tulevastele praktikantidele soovitaksid? Mõelge hoolega läbi, mida te tegelikult elud tahate, kuhu te jõuda tahate oma karjääriga ja valige päriselt mõni koht või ettevõte, kes tegeleb asjadega, mis teile korda lähevad, mis teid käima tõmbavad ja vaadake, et teie väärtused ühtiksid.